Tere kõigile! Alustame raamatu esitlusega. Raamatu nimi on Hirmuta nähta ja autor on Liis Lõhmus. Mina olen Madis Sobel, kirjastaja ja kirjastuse nimi on Maadid literatuurat. Kirjastajana ikka potsatab minu postkasti pakkumisi, et avaldage mu raamat või käsikiri, siis käsikirju jah. Ja sageli juhtub seda, et antakse mitte kõige küpsem käsikiri, eeldatakse, et ma maksan väga palju ja teen selle autori väga kuulsaks. Aga Liisiga ei olnud üldse asjalood niimoodi, et ta tuli ja tahtis oma sõnumit levitada. Minul oli selle avaldamiseks üks tingimus, et Liis teeb hooandja, sest et minu kogemus ütleb, et tavaliselt autorid tahavadki, et kirjastaja teeb kõik ära, et ise oma energiat sinna taha ei pane ja mitte midagi ei hakkagi juhtuma, sest et ei saa sundida kedagi saama tuntuks, kui ta ise oma sõnumit levitada ei taha. Ja kõik hakkaski veerema, et siin me siis nüüd täna oleme, kuigi see jutt oli ju vähem kui pool aastat tagasi, et asjad toimisid päris kiiresti ja hooandja ka juba selja taga ja hooandjaidki on siin täna kohal. Ja minu jaoks on see olnud väga suur üllatus, kui hästi sellel raamatul on läinud, kui hästi see on vastu võetud. Täpselt see, mida ma kahtlustasin, et kui autor paneb oma energia sinna taha, siis oma sõnumit levitada, siis täpselt nii see ongi, et universum astub omalt poolt sammud ja see sõnum levib. Ja et siis sümboliseerida seda olukorda, siis ma otsisin sellise kingituse, et siin on küünal, et see tuli siis oleks nagu see põlemine ja sära ja õhk ja levimine ja natukene kivisid ka, et ikkagi oleksid kahe jalaga maa peal. Et täpselt nii, nagu sa oled olnud, täpselt nii nagu sa oled teinud, et siis pärast sulle tuld ja maad. Aga nüüd me saame siis selle esitlusega päris peale hakata ja seda, miks Liis selle raamatu kirjutas, kuidas ta seda kirjutas, mis teemadel see on. Sellest kõigest vestleb temaga hoopis lastearst ja psühhiaater Anne Daniel, kellel on siis 40 aasta pikkune töökogemus nii Eestis kui rahvusvaheliselt ja mida tema poleks näinud. Et kohe, kui te kuulete, millest see raamat on, siis te saate aru, miks me kutsusime just Anne siia seda esitlust või intervjuud sinuga tegema, et sa saaksid siis tutvustada seda raamatut kõige paremate kätte all, kõige hoolsama pilgu all. Nii, hakake peale, aitäh! Aitäh sulle, Toomas, ja teada sina siis. Mis minna kuulda? Ei ta kuulda. Okei, ja nüüd on jah, mida parem. Tere Liis. Tere Aurora. Kes selle päris nii otsime, et need asjad me oleme omavahel läbi rääkinud. Ma pean ütlema, jah, Madli pikale sissejuhatusele minu rahvusvahelisuse ja kõige muu suhtes, et kõigepealt ma tahaksin sind tänada, et sa üleüldse oled julgenud sellisel teemal kirjutada, nagu see raamat on. Ja see raamat on väga keeruline ja väga hea sulega kirjutatud raamat. Ta puudutab, ma just enne ütlesin ka, et ega ma nii täpselt ei teadnud, kas ma jõuan selle raamatu läbi lugeda või mitte, aga kui ma selle esimese lehe lahti tegin eile õhtul kell 3 pärastlõunal, siis ma ei saanud seda enne sulgeda, kui viimase lehe kinni panin kell 8 õhtul. Nii et tegelikult see lühike ajavahemik, mis siis selle 200 lehe lugemiseks vaja läheb, näitab, kuivõrd kaasahaarav ja
oluline see teema on, millesse kirjutab. Kas sa natukene tahaksid avada seda, kuidas sa selle teema peale ise tulid? No ma ütleks, et seal on kindlasti rohkem kui üks teema sisse põimitud ja samas need kõik ka on üksteisega väga tugevalt ja sügavalt ühenduses. Et ma kindlasti ei fokusseerunud ainult ühele teemale, vaid ma just nägin võimalust, et läbi selle ühe suurima teema, mis põhimõtteliselt ongi see, mida see raamatu pealkiri ka kehastab, see hirmuta nähtav olemist, et kuidas seda ma saan nagu erinevatesse kontekstidesse põimida ja kuidas siis sellest moodustub selline terviklik lugu. Ja ma ütleks ka, et kõik sellised loomingulised asjad peaksid minu arvates sündima, isegi nagu kasvama sinu enda seest, et neid ei saa nagu alati nii tugevalt ratsionaliseerida, vaid sa ise tunnedki, et sa tahad midagi edasi anda, et sul on midagi jagada, nagu midagi sinu sees nagu otsib seda väljapääsu. Et ma just tundsin seda nii tugevalt, et mul on nagu, et minus on nagu midagi, mis tahab välja tulla. Ja siis ma põimisingi sinna ka enda tundeid, enda mõtteid, ka teatud tasandil enda kogemusi, siis ma nagu ühendasin ka läbi enda isiklike kogemuste sellist universaalsemate teemadega. Aga ma loodan, et see õnnestus nii, et see kõik nagu moodustab sellise tervikliku käsitluse. See oli mu eesmärk, et samas, et see üks ja sama sõnum, et see kumaks sealt läbinud, paistaks nagu läbinud siin. Ja see on natuke ummeras, et nüüd võib olla. Nii, väga hästi ja ma peaks ütlema praktika poole pealt, et ei ole kunagi ühte teemat ilma teise, kolmanda, neljanda ja viienda teema puudutuseta ja see ongi, nagu me tänapäeval moodsalt öeldakse, komplekstraumad, eks ju, et seda on väga keeruline näppu peale hoida või panna, mis see diagnoos on, ütleme arstide keeles, ja veel keerulisem teda ravida, sest tavaliselt ei ole sellist ühte pilli, mis seda raviks, vaid ravib suhe, mis loob uue silla. Ja, et kui me enne natuke põgusalt rääkisime ka, meie ei ole varem kohtunud kui siin 15 minutit tagasi ja sa lootusrikkalt ütlesid, et sa võib-olla ei olegi kedagi, kellel oleks selline lugu või nii, ehk need lood on kergemad, kes jõuavad abini. Ja ma pean kohe ütlema, et ei ole kergemad, et need on väga läbi põimunud erinevatest teemadest. Sinu raamatus kirjeldatu hirmuta nähtav, see ääretult ängi tekitav kerimine või selle võrgu kerimine, mis läbi raamatu tõmbab su kaasa, viib sellisesse ka ahastuse punkti, valupunkti ja samas on see nagu see abi nii käega katsutav või võimalik, kui ainult julgeks. Aga see pool asi ongi, et see hirm on nii hõlmav üle kõige, et ennem ei suudagi muutust teha, kui see olemise valu muutub nii välja kannatamatuks, et muutumise hirm ületatakse. Ja seda sa oled ääretult tundliku käega seestpoolt kirjeldanud. Haarates erinevaid teemasid ja see
ühes ma olen täiesti kindel, mida ma ka täna oma meeskonnas, ma juhin ravikodu, Tartu ravikodu meeskonda, kus on just kõik need lood koos üle 12 aasta Tartus ja see on ainukene selline ravikodu Eestis, mis asub väljaspool haiglat, väljaspool haigla osakonda ja neid paiku oleks vaja palju, vähemalt 100 Eestisse, eks. Aga et just seesama, et ma meeskonnas ütlesin ka täna, et selline teema on raamatusse vormitud ja läbi selle saame oma noori paremini aidata. Et see loogika, mis tekib selle hirmu käes olemise läbi, on nii nagu tavamõistuse või kõrvalseisja mõistusele mõistetamatud. Miks sa ometi ei muutnud midagi või miks sa midagi ei teinud, miks sa ära jooksnud, miks sa ei öelnud ei? Aga just seesama asi, et lapsed, kellel ei ole lubatud ei öelda lapsepõlves, neil on väga keeruline mõista, millal ei ütlemine oleks mõistlik edasises elus. Ja ühte, ma alustasin ka, et ühte ma ütlen teile, et pärast selle raamatu lugemist mina lastepsühhiaatrina, emana, vanaemana ei ütle kunagi enam seda sõnapaari tubli tüdruk. See on nüüd selge. Aga mis tubli tüdruk sinu enda jaoks tähendab? Minu jaoks tubli tüdruk tähendab põhimõtteliselt väärta olemist, just seda, et sul puudub selline, mitte isegi kas sisemine selgroog, aga selline sisemine julgus välja tulla, sisemine julgus enda eest seista või ka teiste eest välja astuda. Et sa oled sellises olukorras, sa oled nagu alandlik, sa lepid kõigega või sa surud ennast alla, teed ennast väiksemaks. Et see minu jaoks igas mõttes kehastab sellist ilma väärta elu, et sa oled sisemiselt väestamata. Et ma näen seda niimoodi, et jällegi sa võid paista nagu sa oled väliselt mõnes muus eluvaldkonnas, näiteks siis tööl või koolis, oled nagu väliselt päästatud. Aga see ei tähenda, et see vastab ka sellele, mis sinu sees toimub. Et jälle, mida ma tahtsin seal raamatus edasi anda, oligi see, et üks asi on see, mis paistab väljaspoolt, see väline tublidus ja justkui ka väline väärtus, aga see ei vasta alati tingimata just sellele, mis tegelikult inimese sees toimub, et näiteks kuidas ta ennast maha teeb või kuidas ta nagu surub ennast alla või jälgib alati, et ta käiks mööda mingit kindlat rada, et ta sellest kõrvale ei kalduks, et see ongi nagu selline sisemise jõu puudumine, mis võib avalduda väljaspool täiesti teistmoodi, et sellepärast see on nagu hästi nagu salakaval, et muidugi seda võib ka näha kehakeeles, inimese hääles, seda võib nagu märgata, aga just võib-olla see, mida nagu väljaspoolt vaadatakse, et näed, sul on need kõik saavutused, sa oled seal nii tubli ja nii edasi, et aga jälle see mitte keegi ei pruugi sinu sisse näha nii tugevalt, võib-olla keegi isegi ei vaevu võtma seda aega, et päriselt vaadata, et aga mis sinu sees siis päriselt toimub. Et jah, et see oleks nagu see minu peamine vaatenurk, aga jah, et see põhimõtteliselt nagu jaotub niimoodi kaheks, et üks on see väline tubli tüdruk ja siis on see sisemine see sisemine kahestumine, see lõhestatus. Et selles mõttes, et sa võib-olla proovid ka enda jaoks nii tubli olla, aga see tublidus on nagu
see ongi selles mõttes nagu võlts, et sellel puudub see tõeline eneseaustus. Et sa lihtsalt lõhud iseennast, võib-olla sa isegi ei ole sellest teadlik alati. Et jah, see lühidalt niimoodi. Ja nagu sa kirjutasid ka, et sa tunned ennast marionetina. Tublidus selleks, et kellegi ootustele vastata ja siis kodustele või kooli omadele. Need on küll väga sisult väga erinevad, aga vormid suht sarnased ja sellepärast, et ta paneb unustama või õpetab unustama iseenda väär. Ja tegelikult Aurora oli ju väga-väga tugev, mida ainukesena võib-olla nägi just kirjandusõpetaja, eks ju. Sest loovus või looming, mis on iga inimese sees olemas, see on see kõige suurem aatompomm või kõige suurem jõuallikas, mis vaatamata ükskõik millisele välisele olukorrale või välisele ilmingule, kui sa selleni nagu jõuad iseenda sees, siis igaüks on võitmatu. Et seda sa ka kirjeldasid väga-väga hästi selle loomingu kaudu. Ja seda sellepärast ka on minu arvates on alahinnatud või ülehinnatud võib-olla vestluse või sellise vestlusteraapia jõud, sest tõepoolest usalduse loomine ja sa pead olema ääretult tundlik, et märgata, mis vestluspartnerile teeb haiget, millise hetke peale, mis see võib olla seostatud millega, eks. Et märgata neid kuristikukohti, aga selleks peab olema aega võetud ja väga hea kuulaja. Et on meie kasutame ka väga palju kunstiteraapiat, muusikateraapiat, hobiteraapiat, et ma olen ise ka kõiki neid läbi teinud, katsetanud ja lähedalt tunnetanud, et sellel on väga suur vägi ja miks mitte ka kirjutamise teraapial, et see on samamoodi iseenda loovuse allikaga kokku saamine. Ükskõik milline tee seda saad kas looduses olles või samamoodi, et loodus on justkui teine ema, kes mitte kunagi ei peta, mis mitte kunagi alati on sinu jaoks olemas ja aitab jõuda oma loovuse allika juurde. Sa kirjeldasid ka väga, kuidas seda öelda, väga hingekiitvalt eakaaslaste rolli selles loos. Nii nende, kes siis tundsid rõõmu või mõnu alandamisest, kui ka nende, kes ei julgenud, kes samamoodi olid hirmu all. See hirm mitte julgeda seista kellegi eest, millegi eest, mis on ilmselge ebaõiglus. Mis sa arvad, kuidas, mil moel seda tänapäeva koolis on? Kas seda võiks olla rohkem ja mil moel seda julgustada välja tulema? Sa mõtled siis julgustama seda? Eakaaslasi, kes näevad mingit ebaõiglust sellest väljastada.
selles mõttes mu põhikooli gümnaasiumiaastatest on ikka nüüd päris palju möödas juba, aga et selles mõttes ma ei tea praegu, kuidas see aktuaalne olukord seal täpselt on, aga mulle ise tundub, et ikka nagu julgustatakse seda rohkem, aga jällegi, et kõik ikka, mulle tundub, et ikka jääb selle hirmu taha kinni või ka sellised võib-olla teatud võib-olla mugavused, et mis ma ikka hakkan siia sekkuma või lihtsalt kas tegelen oma asjadega või et ma arvan, et siin on nagu mõlemad koos, et jah, ma kuulates sind ise mõtlesin, et võib-olla see gümnaasiumiiga ongi natukene juba hilja, et tegelikult seda saaks praktiseerida ja võiks või peaks praktiseerima juba lasteaia ea lastega. Et me kahas Juhan Pütsepaga kirjutasime raamatu Varesest ja tüdrukust. See oli esimene raamat, mis puudutas koduvägivalda. Ja me käisime Johaniga koos päris mitmes Eesti koolis ja lasteaias. Ja iga laps sai siis endale raamatu ka meie allkirjadega. Ja ka andsin ümbriku koos tühja paberiga, et nad võiksid saata kirja, mis nad selle raamatu lugemise järel mõtlevad. Ja tegelikult selle vestluse käigus ka me rääkisime mitte ainult raamatust ega vägivaldsusest ja need lasteaiaealised lapsed, need võib-olla ei ole meil üldiselt nii palju veel sisse kasvanud piiranguid, et see tõesti, igas sellises ürituse ajal oli näha vähemalt 3-4 last, kes oma pilgu maha poetas, kui me rääkisime sellest raamatust. Ja kahtlemata nad olid kuidagi puudutatud sellest isiklikult. Ja me just mõtlesime, et midagi ei saa olla paremat teraapiat kui see, et eakaaslased sealt rühmast tõusid püsti ja ütlesid, et me ei teadnud, miks meile keegi ei ole sellest rääkinud. Sest kui me teaks, siis me oleks igal juhul ta eest välja astunud. Ja seesama selline südamest tulnud hüüatus, ma arvan, et see oli nendele teistele, sellele vähesemale arvule lastele väga-väga suureks lohutuseks ja julgustuseks. Just näitamaks oma võib-olla seda haavatavust ja seda, mis tema toimub. Jah, ma mõtlen nende liinide peale, mis ma mõtlesin palju selle, ma tahaks öelda, et need vanemad, kes Aurora vanemad olid tegelikult väga armastavad ja väga head vanemad. Et seda, ja nad märkasid, et midagi toimub, samamoodi vend, eks ju, kõik, kes olid lähedal, nad seda märkasid, aga kuivõrd keeruline on murda läbi sellest üürist, mis nagu inimene, kes ise on hirmu all ja kes arvab, et ta peab kogu aeg olema tubli ja tublil on mingi tähendus teiste jaoks ja ilma selle lõhkumata ei olegi võimalik lubada abi endale. Ja seda, kuidas seda öeldagi, agooni võib-olla on liiga palju, aga seda püüdlust suuta läbi selle müüri minna ja uuesti katsetada. Et tegelikult ta viis lõpuks ju ka tulemuseni.
mitmed seigad küll kokku, eks, aga see sild oli loodud, et võib-olla ka just julgustada vanemaid, kes kahtlemata armastavad, vanemad ju näevad, et midagi toimub lapsega, mida kuhuni ei küüni. Et võib-olla see sõnum ka, mis läbi sinu raamatu nagu julgust annaks, et ärge loobuge, et jätkake. Ja seda ma tahtsin kindlasti edasi kanda ja samal ajal ma kandsin ka edasi seda, et kuidas siis Aurora või lapsed üleüldse, kuidas nad tegelikult ka tihti ise seda teadvustamata nagu püüdlevad tegelikult oma vanemate ja nende selle pakutava turvalisuse poole, aga kuidas teisalt see hirm jälle lükkab neid sellest tõelisest lähedusest ja sellest haavatavusest eemale. Et ma nagu seda proovisin ka edasi anda, et sellised väikesed püüdlemised, mis siis jälle nagu summutatakse selle poolt, et ei, ma jälle sulgun endasse, et selline nagu hästi nagu mitte täielikult teadvustatud käitumine, et mis minu arvates on ka nagu selle traumareaktsiooni üks tagajärg, või no mitte isegi traumareaktsiooni, vaid kui sa oledki nagu parasjagu kannatadki mingil viisil mingi vormi vägivalla all, et kuidas sa siis nagu tõmbad ja lükkad ennast nagu jälle eemale, et tõmbad ennast lähemale ja jälle lükkad nagu kaugemale, et selles mõttes jah, et ma nagu seda proovisin ka sinna sisse tuua ja et jah, et ma ise mõtlesin ka vahepeal, et võib-olla see raamat äkki on isegi vanematele võib-olla veel parem lugemine, et võib-olla, et nagu teadvustada ja märgata neid erinevaid mustreid, mis meie lastel võivad siis esineda ja mida nad võib-olla enda eestki varjuvad, et jah, see oli ka üks eesmärk kindlasti, et jah, et see oleks ka nagu rohkem vanematele suunatud, mitte ainult noortele. Ja ma olen sinuga väga nõus, et see tegelikult see raamat ei ole kuidagi piiratud mingi eaga, samamoodi vanemad üks ette ka nooremad, kes see on teema, mis tegelikult iga ei tunne. Ja praktikast ma pean ütlema küll, et seda me oleme juba oma 12 aastaga küll ravikodus ka kogenud, et mitte kunagi ära mine kaasa nende sõnadega, mida kui noor ütleb midagi väga ebameeldivat või väga vihast oma vanemate suhtes. Sa kuula ära, aga see on midagi, mis on väga olulist tee, mida käia, sest väga palju, ma ütlen, me oleme selle 12 aasta jooksul võib-olla oma 50 noort aidanud elule tagasi, et väga palju nendest noortest tegelikult küsivad abi oma vanematele või vanematega suhtlemisele. Ja selles mõttes on, see on üks väga palju, väga kiiresti nagu või kui on selle võtme nagu koodi ära nagu läbi hammustatud või näritud, eks, et siis see pereteraapia, kus inimesed õpivad julgema sõnades väljendada tundeid, on üks väga tugeva jõuga edasi viiv ja noorele abiks ja perele muidugi kõigele. Ja mul tuli see ka vastupidine variant meelde, et kui tegelikult ka lapsevanem või lapsevanemad tarvitavad ka mingil viisil vägivalda, ongi siis kas vaimne, emotsionaalne, füüsiline vägivald, et jällegi neid vägivallavorme on erinevaid, nagu ma proovisin sinna raamatusse ka jälle niimoodi sisse tuua, mitte nagu just otsesõnu rääkides, aga jälle just neid väikeseid vägivallavorme, et kui see on ka nagu lastevanemate poolt ükskõik mis vormis, siis tegelikult seda püüdlemist ka sellisel juhul laste poolt vanemate poole, aga sellisel juhul seda absoluutselt olla, sest nad ikkagi püüdlevad oma vanemate kui sellist turvasadamat ja sellist
kindluste poole, et kui seal on nagu vähimalgi määral seda turvalisust juba lapsepõlves loodud, et siis pigem seda ikka üritatakse selle poole tagasi püüelda, aga kui see turvalist alust ei ole juba lapsest saati olnud, et või see on olnud teiste inimeste näol selle turvaline ruum, kuhu siis lapsed üldse minna saavad, et no siis on kindlasti teistmoodi, aga kindlasti ka, et see on paraku ka kurb, et siis isegi kui ongi täiesti vägivaldsed vanemad, et siis ka lapsed võivad ka sellisel juhul ikkagi nagu püüeldama vanemate poole, eriti kui nad on veel väiksemad, et minu arvates see on veel väga kurb, et jah, see on praktika, see on tõesti õigustamisest lood, aga siis ka õppida lahutama võib-olla see kaks asja, mis need vanemad teevad ja siis nad ei ela enam koos, kui on põhjust eraldamiseks ja see nii peab olema, aga suhtlus peab mingil määral jätkuma või mingis teises vormis olema ja seda saavutada on päris keeruline, aga ma arvan, et edasiminekuks väga oluline, sa ei saa jätta lihtsalt tühja auku kuskile või jah. Ja jah, et meil ravikodus on igasuguseid lugusid olnud tõepoolest. Ja kõige rängemad on muidugi ikkagi seksuaalsed vägivallad, mis tegelikult või ka Aurora puhul koolis. Et see et asju nimetada ka õigete nimedega on väga oluline. Aga hea on, et Auroral oli kirjandus hea, et oli see kanal tema enda loovusega ja selle jõuga. Ma arvan, et seda sa näitasid ka väga selgelt ja hästi, kuidas tõepoolest, kuidas see muutus tuleb siis, kui enam ei saa teisiti, eks, ja siis on oluline, et see sild, mis on, kuidas seda öelda, nagu õhus kogu aeg ootamas ja olemas vanemate poolt, et see oleks siis olnud kohe võtta, eks. Kui seda ei oleks, siis oleks lugu päris hull. Aga jah, selles mõttes mõtlesin, et vanemad olid väga koolid lähedased. Et jaa, et ma lõingi neid erinevaid nii-öelda pehmendavaid raamistikke sinna loo ümber päris palju ja kui sa mainisid seda kirjutamist, siis tegelikult miks ma just selle mina vormis kirjutasin, sest see võimaldab alati palju intiimsemalt sinna peategelase, sinna hingeellu laskuda ja siis ma kajastasingi seda selles, kuidas ta kirjutab ja tegelikult ka see poeetiline keel, mida on näha tema mõtetes, tema kirjutistes, et see tegelikult ka kajastab seda sellist nii-öelda alternatiivmaailma, mis ta nagu lõi endale, et kogu selle jubedusega toime tulla, et see sai talle ka tegelikult selliseks turvamüüriks, et seda ma ka nagu põimisin sinna niimoodi sisse, et jah, et kuidas looming võib ka saada selliseks päästerõngaks, ja kuidas siis see poeetiline keel ja maailm nagu loobki sellise teise fantaasia reaalsuse, kus sa oledki vaba, sa ei tunne hirmu ja sa oledki hirmuta nähtav, nagu ma seal ühes kohas ka ütlesin, et selles kohas on nagu täiesti kamitsemata, nii et see on kõik nagu ja pluss veel see tegelikult ka sisimas toetav perekond, et see nagu lõi sellise teistsuguse turvalise raamistiku, aga ma jälle mõistan, et nagu kõigil noortel ei ole seda ammugi, et aga mina just lõin selle, et nagu pehmendada seda lugu, et see oleks nagu tasakaalus, ja tegelikult sa näitasid, et igas ühes on olemas see intuitiivne ravim, mida ta tegelikult teab, mis teda aitaks ja mida sa näitaks hästi.
ja see on mis kõigis olemas. ja see on ka tegelikult ka ravikodu töö kõige olulisem lüli, et kuidas näidata seda kohta. aga aitäh, et sa julgesid seda teemat koolitada ja kirja panna. Kaua sa seda aega võttis? No mul on ikka see valge või see tühja lehe hirm, et selles mõttes ma hakkasin seda väikeste juppide kaupa oma telefoni märkmetesse kirjutama, sealt jälle kandsin arvutisse, vaatasin päris palju juba aga ajaliselt nagu ma niimoodi hästi pisitasa kirjutasin, võib-olla mõned kuud või pool aastat või ma täpselt ei mäleta, et ma vahepeal tundsingi, et ma ei tea, tuleb üks lause, siis vahepeal tuli jälle terve hunnik, et nagu see oli selline hästi hüplik, et jah, et mul oli vahepeal endal ka teatud kohti väga ebamugav kirjutada, et selles mõttes ma pidin nagu ennast läbi suruma, et nagu päriselt minna sellel hetkel selle peategelase hingeellu või nagu päriselt kõike seda nagu läbi kogeda ja kirjeldada, et see oli nagu kohati nagu väga raske, et sinna nagu nii süvitsi minna ja siis nagu kogeda, mida tegelikult see ka keha tasandil selle kõige läbielamine, mida see tegelikult tähendab, et jah, seda kehalisust ma tõin ka hästi palju sisse, et jällegi, et kui sa mainisid seda kirjutamist ja rääkimist, sellist vestlusteraapiat, siis ma kindlasti lisaks, et ka kehal on väga oluline roll, et me ei suuda alati kõiki oma emotsioone ja läbielamisi ratsionaliseerida ja need jäävad ikka meie kehasse kinni ja siis ainus võimalus ongi, et me saame selle läbi keha nagu läbi keha teadlikkuse sellele ligi pääseda. Et see on tegelikult ka hästi võimas ja ma võib-olla seda nii palju nagu tervenemise poolest vist nii sügavuti ma selle osas ei läinud. No jah, ikka läksin küll tegelikult, aga jah, seda ma üritasin ka nagu rõhutada, et kui tugevalt need kehalised reaktsioonid on tegelikult ka traumadega ja siis selle vabanemise, tervenemisega seotud. Et see on kõik nagu üks tervik selles mõttes. Tegelikult võib öelda, et see hirmutu nähtav raamat on üks positiivse teekonna raamat ja enda julguseni jõudmise raamat. Ja see näitab väga tundlik on seda teekonda, kus põrgust on läbi põldud, aga kuhu nüüd eestakse. Aitäh sulle selle eest. Aitäh sulle ka. Mina tänan ka Annet nende suurepärase intervjuu eest ja ma saan aru, et Liisil on ravikodus juba töökoht garanteeritud. Professionaal antud valdkonnas, aga siin on veel inimesi, et äkki kellelgi on veel midagi küsida selle raamatu kohta, sest et ma ei tea, kui palju veel on selle 4 tunniga läbi lugenud või 5, et minul võttis kauem aega see lugemine, aga ma ei saanud ka seda head toimetatud varianti, et oli natukene veel konarus, aga ma olen Annega 100% nõus, et see tõmbas, ma võib-olla lugesin nii, nagu sina kirjutasid, küll mitte päris lause kaupa, aga et mul võttis see aega teiste asjade kõrval ja täpselt samamoodi, et vahepeal läks liiga nagu ebamugavaks, et tuli kõrvale jätta, täpselt nagu see kirjutamise protsesski. Et palun, kas kellelgi on mõni küsimus? Jaa. Tere! Õnnitlused selle raamatu valmissaamise puhul, et kas sul oli mõni teos, mida sa ka võib-olla eeskujuks võtsid või mille pealt sa ideid ammutasid veel? Ma ütleks, et ma ei ammutanud kuskilt ideid, kui ma õigesti mäletan, et selles mõttes, et ma tahtsin luua nagu oma stiilis, oma unikaalse raamatu, nii nagu minust parasjagu tuleb ja nii, kuidas ma ennast väljendan, et lihtsalt siis oligi see koht, et kuidas nagu asetada see sellisesse raami, mis oleks ka kõigile nagu loetav ja mõistetav, et kuidas nagu komplekteerida see nagu nii,
et nagu kõik see, mis minus toimub ja mis tahab välja tulla, et kuidas ma nüüd nagu seda niimoodi adekvaatselt nagu arusaadavalt edasi annan. Aga võib-olla kuna ma olen ka palju lugenud, et võib-olla mingeid alateadlikke mõjutusi kindlasti võib-olla võis olla, aga ma ei oska niimoodi konkreetselt välja tuua. Et selles mõttes ma ikka läksin nii sügavale, et ma saaks just luua midagi sellise narratiivi, mida muidu noorteromaanides, kuna ma olen neid ka nagu Eesti omasi ja teiste riikide noorteromaane küllalt palju lugenud, siis ma juba märkasin pidevalt mingeid kordusi ja ma tundsin, et aga ei, ma tahan siin teistmoodi teha, et ma tahan seda või mingit sellist analoogset sündmust hoopis teistmoodi kujutada. Et mul võib-olla nagu see võrdluspilt oli nagu olemas, aga mingit eeskuju ma pigem vist tahtsin sellest eeskujudest nagu täielikult lahti lasta. Aga jälle alateadvuses võib-olla midagi võis olla, nii et aga ma ei oska niimoodi kindlalt öelda. Aitäh! Aitäh sulle, et ma lugesin vist esimesena sinu raamatu läbi, et see oli väga-väga puudutav ja tõi mulle isiklikult väga palju pisaraid, väga palju sarnaseid tundeid ja ma võiks öelda seda, et see raamat pani mind hästi palju mõtlema, et see on nagu teekond perenemise juurde. Et mul on küsimus, et kuidas sa oled jõudnud sinna kohta, et sa valdad seda psühholoogiat nii hästi ja ka kehapsühholoogiat, et eriti sealt raamatust käis läbi tunnetuslik pool, mis kehaga on seotud, et kui me räägime allasurumistest, tunnetest, rasketest kogemustest, siis tihti tegelikult meie keha läheb lukku ja mõistus läheb lukku. Et ma isiklikult olen kogenud ja ma arvan, et ma veel olen seal sellist tardumust. Et kas siit tuleb see küsimus, et mulle tundub, et sa oled selle raamatu kirjutamisega teinud endale hästi suure teraapia sessiooni tervenemise. Kas sa võid seda kommenteerida? Aitäh! Ja igal juhul, et kui ma just teatud kohtadel ikka väga võimas vabastav kogemus oli mul endalegi just see, et ma päriselt kirjutan need tunded ja need kogemused nagu enda ette välja, et selles mõttes jah, see kirjutamine, selles mõttes ka rääkimine, et see on hästi võimas just selles mõttes, et sa nagu asetad need tunded ja kogemused enda ette, et need lihtsalt ei ole nagu, sa mõlemad saad nagu võimaluse eraldada need oma sellest identiteedist, mis sa võib-olla oledki nagu enda omaks võtnud ja sa asetad need enda ette ja siis sellest kohast sa saad nagu võimaluse päriselt neid kõrvalt vaadata, eriti siis, kui need on veel maha kirjutatud, et sa nagu päriselt näed, et seda ma kogesin, seda ma tundsin, et see on nüüd minu ees, et see ei ole enam lihtsalt minuga üheks sulandunud ja ma usun, et nagu siis, kui sa oled nagu ennast distantseerunud, siis sa saad nagu päriselt alustada seda tervenemisteekonda ja et selles mõttes jah, need kehalised kirjeldused eriti olid nagu hästi minust endast tulnud, et ma tean seda krambist tunnet kõris, seda valu rindkeres, kõike seda, et see nagu, et noh, seda kõike ma nagu tean ja seda kohutavat hirmutunnet, kohutavat täielikku tardumust, ka seda, et see lihtsalt su aju lihtsalt lülitab mingid mälestused täiesti välja. Et selles mõttes jah, et ma nagu siis läksin nii sügavale nende sisse nagu ja siis kui ma aktiveerisin need kogemused läbi selle kirjutamise kogemise, siis ma selles mõttes jah, ma nagu elasin neid ka uuesti läbi ja mul nagu need kehalised reaktsioonid ka jälle nagu said taas äratatud. Et see oli nagu hästi jälle võimas, et selle kohta ma just hiljuti lugesin üks hästi hea raamat, kõigile soovitan Kehapea parvet, et see on ka
hästi elavalt kirjeldabki need kõik lahti, et kuidas tegelikult ka trauma jaoks seda aega ei eksisteeri, et sa võid ka 10 aastat hiljem seda kogemust meenutada ja see kõik lihtsalt nagu voolab sinu kehateadvusesse. Et sul ongi lihtsalt, ongi kõri hakkab, näiteks kõri hakkab pitsitama või rindkere hakkab valutama või kellel mis aistingud veel on, et minu arvates see nagu näitab seda nii võimsalt, et jah, et kui palju need tegelikult võivad meid mõjutada, aga eriti just praegusel hetkel ja röövida selle elurõõmu või selle vaba kerge oleku. Et jah, selles mõttes see isiklik kogemus on nagu jah, kaasa aidanud, et aidata, et ma saaksin kõike seda niimoodi elavalt kajastada ja see jälle näitab, et selles traumal ei ole seda aegumistähtaega alati, et võib-olla siis, kui sa nagu lõplikult saad sellega keha tasandil ära tervendatud, et sellepärast, miks ma seda kehalisust nii väga usun ja toetan, et just seda see on vist teraapiliselt öeldakse see alt üles meetod, et sa nagu lähenedki mitte nagu teine on see üles-alla, et sa nagu hakkad läbi ratsionaliseerimise, rääkimise, näiteks kognitiivne käitumisteraapia, aga siis alt üles ongi igasugused kehalised praktikad, kas või näiteks jooga või siis hingamine, et sa nagu lähened sellise teistsuguse, teist kaudu lähened, mis ongi need, kus võivadki tegelikult ka peituda need alateadlikud valud ja emotsioonid ja siis sealt sa saad nagu päriselt jõuda, aga see on pikem teema lihtsalt soovitan raamatut Kehataga arvati. Ja siis veel üks küsimus, et ma lihtsalt olen kuulnud seda, et sul on teine veel sügavam raamat juba kirjutatud, aga sellega läheb veel aega, et kui võid küsida, et kas need teemad nagu haakuvad? Selles mõttes need teemad on natuke teise lähenemise alt, aga seal on nagu teisi selliseid elulisi ja loodetavasti ka paljudega resoneeruvaid teemasid. Aga see on kindlasti veel poolik, et ma tegelikult alles hiljuti lõikasin sealt või kustutasin mingi 20 lehekülje jagu erinevatest kohtadest mingi teksti välja, nii et selles mõttes see vajab veel tööd ja ma ei luba mitte midagi, nii et ma ei hakka midagi ära sõnuma, nii et aga selles mõttes kindlasti, et ma tunnen, et see on tegelikult veel varem kirjutatud, kui see hirmuta nähtav, et see sai, ma ei tea, igatahes see on ka ikka väga mu kirjutatud, jälle on seisma jäänud, jälle on nagu usk kaotatud ja nüüd on jälle ette võetud ja vaadatud, et ikka vist annaks midagi, nii et aga midagi lubada ei saa, nii et aga jah. Aitäh sulle. Aitäh. Nii, aga meie ametlik osa hakkab lõpule jõudma. Ma ütlen kohe, et ma ei ole kunagi elus ühelgi raamatu esitusel näinud nii palju lilli ja kingitusi. Ma siin enda ümber näen, et meil siin mitteametlik osa jätkub veel, et kirjastus on siis literatuure, autor on Liis Lõhmus, raamat on Hirmuta nähtav ja Liis saab siis nüüd oma lõpusõnad öelda. Ei, nii uskumatu, et ma olen üldse siia jõudnud, et igatahes jah. Lihtsalt tahaks öelda, et aitäh, suur tänu Madile kõige eest, absoluutselt kõige eest. Suur südamlik tänu Annele tõesti, et siia tulid ja minuga nii sügavalt vestlesid. Tõesti suur tänu ja kõigile kuulajatele ja ka paarile hooandjale, kes siia ikkagi jõudsid, et olen teile kõigile väga tänulik, et suur tänu tõesti, nii et jah, aitäh.